Ameerika Ühendriikide teise päeva blokaadi ajal Hormuzi väinas hoiatab Trump, et Iraani laevad, mis talle vastu astuvad, hävitatakse. Matt Finn Dubais toob viimased uudised. Matt? Tere hommikust, Ainsley! Praeguse seisuga ei ole Pärsia lahes, kus toimub Ameerika blokaad, tõsistest vahejuhtumitest teatatud. Lauren Simonetti Foxist teatab nüüd, et Hiina laev läbis täna Hormuzi väina, hoolimata XR-ide kehtivast blokaadist. See on naftatanker ja kemikaalilaev, mis eile blokaadi esimesel päeval takistati läbimast, kuid täna õnnestus tal edukalt üle minna. See on kooskõlas sellega, mida president ja Centecom ütlevad, nimelt, et kogu Pärsia laht ei ole blokeeritud. Juurdepääs Iraani sadamatele on blokeeritud. Sõjaväe pressiesindaja ähvardas kättemaksuga, kirjutades, et kui Iraani sadamate turvalisus seatakse ohtu, siis ükski sadam Pärsia lahes ega Omaani meres ei ole turvaline. Rahvusvahelise energiaagentuuri täna hommikune viimane aruanne väidab rünnakud Lähis-Ida energiarajatiste vastu ning piirangud Hormuzi väinas on põhjustanud ajaloo suurima kütusevarustuse katkestuse. Lähis-Ida naftatootmise suured kärped on avaldanud suurt mõju lennukikütusele. Aga kui olukord jätkub samamoodi, siis uus värske aruanne prognoosib püsivat nappust ja märgatavat kõrgemaid hindu. Ainsley. Selge, Matt. Eksperdid prognoosivad sel nädalal uut bensiini hinna tõusu, kuna Hormuzi väinas on Zelenju blokaad ja naftabarreli hind on peaaegu $100. J.D. Vance ütleb, et mõistab hindade mõju ameeriklastele. President tunnistas, Brett, et bensiini ja energiahinnad on tõusnud. Aga need on tõusnud võrreldes eelmise valitsuse tasemega ja nüüd oleme selles olukorras tugeval positsioonil. Brett, kindlasti teame, et Ameerika rahvas kannatab. Seetõttu peame nii agressiivseid läbirääkimisi, et püüda energiahindu alandada. Jätkame selle nimel tööd. Usun, et oleme jõudnud punkti, kus oleme oma eesmärgid saavutanud. Aitäh! Minuga on nüüd Charles Payne Fox Businessist. Meil on vaja raha bensiini jaoks, eks? Me peame nüüd kasumit teenima. Jah, aitäh, et tulid. Nii, vaata, eile tõusis nafta hind 105 nii ja West Texas Intermediate langes alla 100. 97. Sa näed, kuidas need sageli kukuvad. Aasta lõpuks võib hind olla umbes $72 barreli kohta ja ma arvan, et võib olla $3 galloni kohta. Seega see kõik lõpeb järgmise 2 või 3 nädala jooksul. Ma arvan, et see on ajutine hinnatipp, tead. See oli seda väärt, sest me saame midagi, mida ma nimetan rahudividendiks. See saab olema suur paks amerikaana, mis kestab aastakümneid kõigile. Kas sa arvad, et see langeb, sest kuulsid presidenti Maria saates nädalavahetusel? Ta ütles, et ei tea ja võib-olla ei langegi, vähemalt vahevalimisteni. Meil on üks helileik ja ma tahan sinu reaktsiooni pärast selle kuulamist. See peaks olema sama või natuke kõrgem, aga jääb peaaegu samaks. Ma arvan, et see ei võta enam kaua aega. No? Ma arvan, et ta on ettevaatlik ja jälle, kui see laheneb mõne nädala jooksul, siis seda ma ütlen. Nafta hinnad on aasta lõpuks umbes 73 ja bensiin maksab $3 ja 10 senti. Kuidas see laheneb ja mis nüüd? Kas me peame sisse minema, rikastatud uraani ära võtma ja kõik ongi korras? Tundub, et nad olid sellel viimasel ringil väga lähedal. Mängus on palju ja Iraan on ärevil. Tead, ma tunnen nii palju inimesi, kes on Ameerika vastu kahjuks. Palju Ameerika meediat ka. Aga me lihtsalt purustasime nad täielikult. Ja see mõte, et sul on sissisõda viimase vastupanu vormina, tead, on see vana meem uksest, kus üks tüüp hoiab linki kinni. Täpselt see ongi. Nad jõudsid nüüd sinnani. Noh, jah, vaata, see ongi see, mis meile meeldib. Et olukorda lahendada, aga see blokaad toob majanduslikku kahju, mis liitub sellega, mis juba Iraaniga juhtus. Jah, ei saa. See maksab Iraanile $435 miljonit päevas. Õige. Ameerika Ühendriikides on bensiini keskmine hind $4 ja 11 senti. Eelmisel nädalal oli see $4 ja 14 senti ja eelmisel kuul $3 ja 67 senti. Bensiini hinnad ja J.D. Vance mainis seda punkti, ta ei tahtnud sellega kiidelda, sest hinnad on endiselt kõrged, kuid need on alates ametisse astumisest palju langenud, drastiliselt. Me liigume tagasi piirkonda, kus me juba oleme olnud, endiselt kaugel Bideni valitsuse tippudest, aga inimestele see meeldib, sest me ei taha kahjustada häid asju, mis juhtuvad suure seaduseelnõu ja maksukärbetega.
ja kõik need asjad, mis olid juba ilmselged. Tootmisandmeed, töökohad ja ümberpaigutamine näitavad peatamatut majandust, mida me ei taha praegu katkestada. kuidas see mõjutab meie toiduainete hindu supermarketis? Jah, see mõjutab küll. Eriti diislikütusega tead, seda kasutatakse kaupade transportimiseks. Ma ütleksin, et ainus positiivne küll praegu on maagaas, mis on Ameerika tööstusele hädavajalik ja mis on Iraani konfliktis saadik 20% odavam. Nii et kõik need andmekeskused ja kõik need tehased, mille me oleme ehitanud majanduse tõeliseks edendamiseks, ei ole küll glamuurikad, kuid on väga võimsad. Okei, ja te korraldate avalikku koosolekut. Ja, Fox Business. Ma ei jõua ära oodata. Homme on teemaks kosmos ja ajastus ei saaks olla parem, eks. Ilmselgelt Artemis ja meil on SpaceXi IPO. On ka riik, ma armastan kosmost, tead. Sa ilmselt kasvasid üles lihtsalt kosmost armastades, kas pole? Raha, mida praegu teenitakse. Ma aitasin inimestel eelmisel aastal rohkem raha teenida kui kunagi varem ja arvan, et on sellega sel aastal. Juba nende ideedega, mida jagasin oma enda ettevõtte tellijatega programmis ja ma räägin sellest, kuidas me hakkame palju raha teenima. Kosmose valdkonnas järgmise 1–5 aasta jooksul. See saab olema täiesti fenomenaalne. Jah, ma pean seda vaatama. See saab olema lõbus, mõned lahedad asjad ka, see on hea. Nii et, mis on kõige värskem info võimalike neljapäevaste vestluste kohta, see on nii pikk kohustus. Kas sa arvad, Trei, et asepresident teeks selle reisi uuesti, kui poleks midagi käega katsutavat või kui ta poleks selle kohta midagi rääkinud vahepeal? Me ei tea, aga me teame, et Ameerika Ühendriigid mõistavad, kuidas iraanlased läbi räägivad ja nad ei kavatse teha samu vigu nagu varasemad valitsused, lubades iraanlastel neid läbirääkimisi venitada. Trumpi valitsuse punased jooned on väga selged. Eelkõige ei luba nad kunagi Iraanil tuumarelva arendada, tagades, et nad ei rikasta uraani ega hoia varusid maa all pärast operatsiooni Midnight Hammer. Lisaks on veel teisi küsimusi, sealhulgas Iraani toetus piirkondlikele käsilasrühmitustele nagu hutid ja Hezbollah koos oma laieneva ballistiliste rakettide programmiga. Pea meeles, iraanlastel ei ole pärast operatsiooni eepiline raev enam mõjuvõimu. Ameerika Ühendriigid on tõsiselt kahjustanud nende rakettide ja droonide tootmist. Režiimi juhtkond on hävitatud ja nende merevägi on suuresti merepõhjas, mis jätab iraanlastele väga vähe võimalusi. Seetõttu on presidendil trumbid käes mitte ainult lahinguväljal, vaid ka kõigis tulevastes vestlustes, mis võivad toimuda Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. No Trei, asepresident ütles eile Brett Baeriga tehtud intervjuus, et tal jäi mulje, et inimesed, kes läbirääkimisi pidasid, vajasid Teheranis mõnede asjade jaoks heakskiitu. Kas see paljastab Iraani režiimi organiseerimatust? Neil puudub võime suhelda paljude IRGC väliohvitseridega, sest nende sidepidamissüsteemid olid sihtmärgiks operatsioonis eepiline raev. Me pole veel näinud Iraani uue ülemjuhi Mostaba Khamenei fotosid ega videoid, mis viitab sellele, et ta võib olla pärast USA ja Iisraeli rünnakuid raskelt vigastatud. See näitab Iraani režiimi suutmatust sisemiselt suhelda ja vajadust neil ohvitseridel pealinna tagasi pöörduda. Obterem respostas a essas questões. Jällegi tõmbas Trumpi valitsus punased jooned. Ja kui iraanlased üritavad läbirääkimistele naasta, säilitades tuumaprogrammi või toetades piirkondlikke rühmitusi, on kokkuleppele jõudmine väga keeruline. President Trump pakkus iraanlastele oliivioksa ja annab neile valiku, eriti rikastatud uraani osas. Kas nad loobuvad uraanist läbirääkimistel või võetakse see neilt ära? Mis on hämmastav, nende õhuvägi on kokku varisenud ja merevägi on põhja lastud. Liidrid on surnud ja majandus on kokku kukkunud, kuid nad pole ikka veel valmis läbi rääkima. Jah, ja Iraani majanduses kaaluti isegi enne operatsiooni eepiline raev pealinna Teheranist mujale viimist, kuna veega varustamine oli puudulik. Pea meeles. 10 000 olid selle aasta alguses tänavatel, protestides Iraani tõsise majanduskriisi vastu. Piirkondlikud luureametnikud hindavad, et selle konflikti tavajärjel on kaotatud miljardeid dollareid. Nad on lahinguväljal ja majanduses laastatud. Energiaprogrammist on jäänud ainult üks kaart, mis on Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sihtmärgiks, kui iraanlased kokkulepet ei aktsepteeri. Seega peame analüüsima Iraani režiimi olukorda.
Nad astusid sellesse sõtta Ameerika Ühendriikidega juba majanduslikult meeleheitlikus olukorras. Kuna need rünnakud tabasid režiimi südant, ei mõjutanud need mitte ainult ametnikke, vaid ka pangandussüsteemi ja sõjalist eliiti, keda rahastati. See avaldati varasemates valitsustes nagu Obama administratsioon. Iraani režiim on jõudnud punkti, kus kui kokkulepet ei saavutata ja rünnakud jätkuvad mitte ainult sõjaliste sihtmärkide, vaid ka energiatarnete infrastruktuuri vastu, seisavad nad silmitsi nii suure sisemise survega, et režiim võib tulevikus kokku variseda. Seda ütlevad siin piirkonnas Iisraeli allikad. Kuid läbirääkimiste laua taga on iraanlastel valik, kas nad loobuvad tuumaprogrammist või see sõda puhkeb uuesti. Jah, see on lihtne. Nad ei täitnud kokkulepet ja avasid väina. Liiklus oli väike, kuid nüüd on see blokeeritud. Suur tänu, Trey!